Kunagi väga ammu elas ühel kaugel maal suures lossis söör Hector. Tal oli 2 poega. Vanema nimi oli Kai ja noorema nimi Artur. Kai tahtis saada rüütliks ning harjutas selle nimel hoolega. Arturist pidi saama tema kannupoiss. Kuni Kai õppis rüütlile tarvilikke oskusi, pidi Artur puhastama Kai raudrüüd, söötma Kai hobust ning tegema kõike, mida Kai käskis. Õhtusöögi ajal võis Kai istuda laua otsas koos söör Hectoriga. Artur pidi aga istuma laua teises otsas. Söör Hector oli hea inimene, ent ta ei mõistnud, et Artur oli väga õnnetu. Ühel ilusal päeval, kui Artur üritas järjekordselt vana kaltsuga Kai raudrüüd läikima hõõrda, ilmus otse kui ei kuskilt välja üks vana mees. Mehel oli pikk valge habe, seljas oli tal tolmune sinine hõlst ja peas sinine torumüts. Kuidas ma saan sind aidata, papi? Küsis Artur. Mina olen su uus õpetaja, ütles vana mees salapäraselt naeratades. Olen võlur ning mu nimi on Merlin. Sellest päevast peale õpetas Merlin Arturile iga päev midagi uut. Kuna Merlin oli võlur, polnud tema õppetunnid kunagi igavad. Kord muutis Merlin Arturi linnuks, et ta saaks osa metsas elavate öökullide tarkusest. Järgmisel päeval muutus Artur võluri käe läbi koeraks ning õppis, kuidas karjamaal lambaid ajada. Miks sa mulle kõike seda õpetad? Küsis Artur. Kui ma suureks kasvan, saab minust ju kõigest kannupoiss. Kuid Merlin vaid naeratas lahkelt ning muutis jututeemat. 1 aasta ja 1 päev pärast Merlini saabumist läks Artur vana õpetaja tuppa ning avastas, et Merlin oli oma asjad kokku pakkinud. Mul on aeg lahkuda, ütles Merlin. Olen õpetanud sulle kõik, mida sa pead teadma. Ära mine, hüüatas Artur. Mul on veel nii palju õppida. Merlin raputas kurvalt pead. Oled juba praegu valmis, sõnas ta. Valmis milleks? Küsis Artur, ent Merlin ei vastanud. Ühel päeval tulen ma tagasi, ütles Merlin, ent esialgu pea meeles mu sõnu. Kui vajad mõõka, otsi kirikuaiast. Äkitselt, kes valgussähvak, kostis raksatus ja Merlin oli kadunud. Juhtunud oli nõnda, et kuningriigil, kus Artur elas, polnud valitsejat. Rüütlid olid ametis omavahel kemplemisega ning ainukene asi, mis neid kokku viis, oli iga-aastane võistlus, kus prooviti jõudu, kes kirikuaeda suurde kivvi mõistatuslikul kombel kinni jäänud mõõga välja jaksab tõmmata. Seda võistlust tahtsid võita kõik rüütlid, kuna kivisse olid raiutud sõnad. Kes mõõga kivist välja tõmbab, sellest saab kuningas. Rüütlid proovisid kordamööda mõõka kivi seest kätte saada, ent see oli seal kõvasti kinni. Peagi oli käes Arturi venna Kai kord mõõka kivist välja sikutada, nagu teisedki rüütlid olid seda teinud. Tõmbas Kai, aga mis ta tõmbas? Mõõk ei liikunudki. Kas minagi võin proovida? Küsis Artur, ent Kai tõukas ta eemale. Sa pole isegi mitte üllas rüütel, ütles ta. Järgmisel päeval toimus tähtis turniir. Jalamees Artur tassis Kai turvist. Kai aga istus hobuse seljas. Poolel teel tuli Kaile meelde, et ta oli oma mõõga maha unustanud. Mine too mõõk ära, ütles ta Arturile. Ja tee ruttu, sest muidu ei saa ma turniiril võidelda. Artur kiirustas tagasi koju, ent maja uks oli lukus. Kõik olid turniiril. Mida ma nüüd teen, muretses Artur. Siis tuli talle aga meelde Merlini nõuanne,
ma pean Kaile mõõga viima. Nii ta siis läkski kirikuaeda, kus oli kivi kinni jäänud mõõk. Ta sikutas mõõka ning see tuli kivi seest välja niisama kergesti, nagu või sisse torgatud nuga. Artur kiirustas Kai juurde. Säh, ütles ta. See pole küll minu mõõk. Aga äkki on seegi asja eest. Niipea, kui Kai oli mõõgale ühe ainsa pilgu heitnud, ahetas ta. See on ju mõõk kivi seest. Teisedki rüütlid kogunesid mõõka vaatama ja unustasid turniiri. See on mingi vemp, hüüdsid nad. Midagi on viltu. Poiss pole isegi rüütel. Artur, Kai ja kõik ülejäänud rüütlid läksid kirikuaeda. Artur torkas mõõga tagasi kivvi ning rüütlid proovisid seda sealt taas välja tõmmata. Kui kõvasti nad ka ei sikutanud, mõõk ei liikunud paigast. Ent kui Artur mõõgast kinni haaras, libises see kivi seest välja sama kergesti nagu esimesel korral. Söör Hektor astus sammu ette. Artur, ma pean sulle midagi rääkima, lausus ta tõsiselt. Sa ei ole minu poeg. Sinu isa oli kuningas Huter Pendragon. Et sinuga midagi halba ei juhtuks, palus ta minul enne surma, et ma su lapsendaksin. Elagu Artur, hüüdis Hektor ning rüütlid laskusid ühele põlvele ja kummardusid Arturi ees. Kai kummardus samuti. Palun vabandust, et ma sind nii halvasti kohtlesin, ütles Kai. Nüüd oled sa kuningas ning arvatavasti saadad mind oma kuningriigist välja. Artur võttis Kai käest kinni ja tõstis ta püsti. Ei, Kai, sõnas ta, sa oled ikkagi mu vend. Sinust saab üks minu rüütlitest. Lasen teha suure ümmarguse laua, kus minu rüütlid tunnevad ennast võrdsetena, olenemata kohast, kus nad selle taga istuvad. Niimoodi saigi Arturist kuningas. Tal oli koos oma ümarlaua rüütlitega palju põnevaid seiklusi ning vahel käis Merlingi talle hüva nõu, tarkuseteri ja ka pisut võluväge jagamas.